sellised trikid. See teema on nii lai ja sügav, et siia võiks ära uppuda lihtsalt. Jänkurg, ma ütlen, mina sattusin ka täiesti õnneks jänkurgu. on sul terve Eesti turg avatud sellest rääkimaks, sest et ei ole väga palju inimesi, kes sellest räägiks. Jah, aga ega kui ma eelmine aasta nagu koolidesse niimoodi ennast pakkusin ja siis nagu hakati rohkem kutsuma ka, et ega ei kogenud ma väga suurt avatust. Tahtsingi just siia koolini jõuda, et sa oled eelmise aastal siis põhimõtteliselt pool aastaga läbi sõitnud 68 Eesti kooli. Täpsustus on ligikaudu peaaegu 15 000 kilomeetrit. Ma vaatasin, kuna ma ostsin selle jaoks auto, siis ma nägin täpselt, kus ta oli oma kilometraažiga ja kui ma siis lõpetasin, siis ma vaatasin, wow. Kas see on, kui õigesti mäletan, tegelikult ei mäleta, aga ma käisin Euroopas Eestist Lõuna-Hispaania ots. Kas see ots mitte ei ole ka mingisugune 10, 11, 12 vist või? Jah, umbes sinna kanti. Et põhimõtteliselt siis Eestist Hispaaniani välja ja kuskil teed vahepeatuseid. Tagasi ka. Ja tagasi ka veel juba. Et annagi, tuleme selle, millised olid suurimad üllatused koolides loengud andes ja ühendaks see teise küsimusega ka veel ära, et millest noortel võib-olla kõige vähem või kõige rohkem puudu oli info mõttes või mida nad siis feedbackina on öelnud sulle, et võt näed, oleks ma seda teadnud. Ja. Ei, see oli väga ilus kogemus ja see sündis nagu kuidagi nii loomulikult tuli, et tegelikult mul oli plaan see, et ma tulen Eestist, annan selle raamatu välja ja lähen oma maailma rännuteedele, sest ma nagu ei sidunud ennast kuidagi alguses Eestiga, aga siis hakkas tulema nagu koolist neid kutsed ja siis ma hakkasin iseenest välja pakkuma ja mõtlesin, oota, mis asja, sest et mul juhtus see, et ühel raamatu esitluse päeval, see oli vist mu teine raamatu esitlus, see naine, kes mind intervjueeris, küsis, et Kristina, et kas sa saad aru, et sa oled kirjutanud Eesti esimese algupärase menstruaalteemalise raamatu. Ja see oli minu jaoks nagu täielik laubakas. Mul oli ja mida, lähme edasi on ju. Ja see kuidagi täiesti jäi mulle ja ma läksin pärast koju ja ma hakkasin guugeldama kõik see Lutse, mis on see meie elektrooniline raamatukogude süsteem ja ma sain aru, et nii ongi. Et nii ongi. Et see ei olnud kindlasti minu plaan, see ei olnud absoluutselt teadlik ja ma ei olnud teadlik, et sellel teemal ei ole neid raamatuid. Ja kuidagi endise õpetajana, vaata on see, et kui sa oled nagu õpetajaks kutsutud kuskilt poolt, sa ei tea, kelle poolt ja kust, aga sul on see, et sa lihtsalt nagu nii muretsemine, nii tobe nõme sõna. Ootales ma mõtlen, et ma nii väga tahan, et noortel oleks parem kogemus, kui minul oleks. Oli, on ju, või on olnud selle menstruatsiooniga, siis on see loomulik see soov nagu minna ja jagada teadmisi ja õpetajana siis läksin. Ja mis võib-olla üllatas kõige rohkem oli see, et jah, et kui kinnis on tegelikult Eesti koolid. Et ega ikka ei taheta, et mind enamasti kutsus kooli selline, keegi naine pidi kuskil olema, kes oli kas siis noor huvijuht või õppelejuhataja või midagi sellist, on ju, aga et üldiselt ikkagi kas nagu kirjale ei vastatud või oli nagu see, et meil on õppekavasse kaetud, meil on 5. klassi õppekavasse kaetud. Ja siis, kui ma nagu vaatasin, et kuidas ta siis kaetud on see, et mingi 3 lausega enam-vähem, eks ju. Ja 5. klassis, et mis asja, et kas me menstrueerime ainult ühe korra elus või, et ma arvan, et kõige nagu üllatuslikum oligi nagu see, et tegelikult kui katmata see teema, sest mina ju ei ole Eestis pikalt olnud ja ma ei ole kursis võib-olla selle õppekavaga, mis inimese õppekava on või mis üldse kehast räägitakse või ei räägita, et kui puudulik on see teadmine, kui lihtsalt nagu meditsiiniline on see käsitlus seal, et jah, et hakkab teritsema, just tuleb puberteet ja on ju, aga täpselt nii nagu mina eesti keele õpetajana iga aasta kordasin üle, mis asjad need sõnaliigid on ja läksime sealt edasi, et võt sõnaliigid on olulised, et teada reegleid, et vormistada lauset, on ju, et siis verega peaks olema täpselt samamoodi, et menstruaalteadlikkus peaks hakkama juba vaikselt seal, ma ei tea, lasteaia lõpus 1., 2. klass vaikselt tuleb ja iga aastaga siis nagu sügavamaks on ju, et alguses räägime sama, siis hakkame juba hormoonidest rääkima, keemia, bioloogia, kõik nii on ju, see oli minu jaoks üllatav, et seda teemat ei ole. Ja mis oli veel üllatav oli see, et kui mind tulid kuulama, kas siis koolidirektor või kooliõde või keegi inimesõpetaja või mis iganes on ju, et siis nemad olid täiesti issand, aga mina ei teadnud 99% infost, mida sa jagasid praegu, eks ju. Ja natuke oli üllatav ka mõne kooli puhul selline see vastuvõtt, et näiteks ühte kooli, ma mäletan, oli keskkool ja see oli niimoodi, et kõik see keskkool, see oli siuke maakeskkool, nad olid aetud siis nagu ühte ruumi, on ju, ja siis see õpetaja, kes organiseeris, tuli, et Kristina, pane oma projektor praegu kinni, et nüüd tuleb keskkool. Ja siis mina mingi, et kas me vaatame klassi või mis nagu toimub, sest mul oli nagu suur PDF või see PowerPoint kaasas, on ju, menstruaalteadlikkus küsimus, on ju.
ja siis ma nagu olin täitsa nagu, et mis siin nüüd toimub, on ju, okei, panime siis selle kinni ja siis et jah, et nüüd tuleb keskkool, et nad ei tea, et mis teema tuleb, et ma paneme niimoodi, et nad tulevad kõik siia ruumi, siis panen ukse kinni, ma lähen ära ja siis ütled, mis teemal sa räägid. Ma olin hästi krambis nagu, mis siin toimub, on ju. Ja mul oli nii kahju nendest noortest, ma ütlesin, et teate, et kui ma saaks, ma teeks akna lahti, et te saaksite kõik ära minna, kes ei taha seda teemat kuulda, on ju. Et nagu kohati oli see nagu see vanema generatsiooni naisõpetajate selline reaktsioon oli minu jaoks nagu üllatav, et mis siin toimub, on ju. Või hästi positiivse poole pealt oli üllatav see, et kui palju tegelikult noored tahavad sellel teemal teada, et näiteks hästi avatud on selline 3., 4. klass, 5. klass on ju, aga kui need 5. juba hakkavad menstrueerima, juba tuleb häbi ja tabu ja juba on see aken nagu kinni ja uuesti nad lähevad seal lahti umbes, ütleme 11, 12 klass on ju. Kui see on muutunud kõigil kogemuslikuks. Ja, et ta on juba et ta juba teab ja juba tekib nagu see mingi see, aga see algus on nagu keeruline ja see oli nii positiivselt üllatav, et tegelikult ka poisid, ma käisin rääkimas tüdrukutele, poistele vahepeal koos, vahepeal eraldi, vahepeal oli nii, et rääkisin tüdrukutele, kutsuti poistele tagasi, et tegelikult kui ma sain selle ihihi ja ahaha nagu maha, naerame nüüd kõik ära, ütleme kõik need sõnad ära, mis te tahate siin öelda, kõik ropud sõnad, mis tulevad, teeme selle kõik ära, et kõik on väljas laua peal ja kui sa hakkasid neile nagu rääkima, siis tegelikult poistel oli oluliselt rohkem küsimusi kui tüdrukutel. Nagu vahet ei ole, kas ma räägin 4. klassi poisist või ma räägin seal mingisugusest 12. klassi poisist, see oli nii tore, et nad hakkasid nagu, ma nägin nagu võib-olla kui tüdrukutel on rohkem, see ongi see kogemuslik ja natuke poeetilisem ja et ma olen siis see ja siis poistel oli väga nagu tiela-tehnika või nagu, oot, et kuidas siis täpsemalt, et vaata, kas me saame uuesti seda videot vaadata või kas sa arvad, et mu ema kõhus toimub sama asi, et nad läksid nagu kohe kogemuslikult nagu ma punusin ka tausta, et emade ja õdede juurde ja nii ja naa, et seda oli ilus vaadata. Muidugi olid siis nagu mõned üllatused sellised, kus siis, ma ei tea, direktor tuli, mind oli kutsunud keegi noor nagu õppejuhataja on ja siis direktor tuli hommikul sinna ukse peal vastu ja siis ta ütles mulle kõik ära, mis ta arvas sellest teemast ja sellest, kuidas see on õudus. See on ema ja tütre vaheline lugu, et sellest me siin avalikult nüüd räägime, kuhu me oleme jõudnud ja siis sinna kutsutud pidama 90 minutilist loengut pead sa pärast sellist vastuvõttu ilusti lõbusalt ja vaimustavalt, eks ju, aulas maha pidama. Et siis mul oli küll nagu see, et ma lihtsalt hingasin ja ma lihtsalt soovisin nagu nii suurt õnnistust sellele mehele. Ja muidugi, jah, et need olid need sellised üllatused ja oligi võib-olla see, jah, et nii suur puudulikkus ja jah, et kuidagi see ikkagi mingisugune selline häbipool ja et see on katmata teema tegelikult täielikult. Päris huvitav, jah. Eks ta jõuab siin ajaga järgi. Inimese anatoomia, inimesõpetus on täna ju, on nagu ta on, ma isegi mäletan. Aga lahe, mis ma siia tahan lisada, on see, et hästi tore oli see, et näiteks mul oli gümnaasiumides sellised toredaid kogemusi, et paar poissi, kas siis kirjutasid mulle pärast Facebookis või siis küsisid ka, et mis see tagasiside oli, et hästi positiivne oli, et hästi paljud kirjutasid, et wow, et mis asja, et mul avanes täiesti uus maailm või näiteks tüdrukud, kes on lugenud seda raamatut, nad on öelnud, et ma ei jõua ära oodata, millal mul ka päevad algavad või nii ja mul oli paar keskapoissi, kes ütlesid mulle, et wow, et mul on 3 aastat tüdruk olnud ja kujutad ette, ma oleks lõpetanud keskkooli ära ja ma ei teadnud ta kehast mitte midagi, nagu mitte midagi. Ja see on nagu kurb, sellepärast, et me räägime ju Eesti isadest, me räägime Eesti vendadest, Eesti poegadest, on ju, kes siis tegelikult saaksid toetada naist ja mis on selle menstruaalteadlikkuse, miks me seda teemat siin täna ka räägime, mis see eesmärk on see, et me tõstaksime seda menstruaalteadlikkust ühiskonnas nii palju, et mehed ja naised, kes loovad paratamatult seda ühiskonda koos, saaksid seda teha üksteist toetades ja mõistes, mitte nii, et kui sa oled imelik ja vastik ja ma olen produktiivsem kui sina, et seda mõistmisvälja ja empaatiat seal tekitada. Ja. Just, nii et meeldetuletus veel kord, siin on sul piibel heas mõttes ja jutumärkides ülekantud tähenduses, mis sind siis ootab, et kuukiik.eu ja sooduskood Kris Kala annab sulle see raamatu mõnusama vastutulelikuma hinnaga ja ma ei tea, kas pühendus ka kaasa tuleb, aga võib-olla tuleb. Jaa, võib kirjutada küll, saab kõike pühendused ka. Oske lugege mehed kinkige enda naistele või siis poisi kinkige oma tüdrukutele, õdedele, emadele, kas või ja harigena. Ja mõtle, kui lahe, kui oleks koolis ka näiteks oleks inimesõpetuse tunnis tehtaks selliseid teste poistega, on ju? See test ja see peaks olema kohustuslik kirjandus. On ju, see oleks nii lahe. Nii et siin tuleb jõuda. Ja.